Head vaatajad, me kutsume teid järgnevaks pooltunniks teleri ette, et osa saada SEB mai jooksust, mis on toimumas juba 26. korda. Ja sellel aastal on rekordiline osavõtt, ligi 13 000 naist on tulnud siia erinevatest võistlustest osa võtma, nii põhidistantsile kui ka kepikõnd on siin ja erinevad lastejooksud. Nii see on ja lisaks sellele, et see on siin Eestis suur üritus, on see tegelikult kogu Ida-Euroopa suurim naistele suunatud rahvaspordiüritus. Nii suurt 13 000 osavõtjaga üritust ei olegi Ida-Euroopas toimunud. Jah, ja tegelikult ei pea naistest väga puudust tundma ka mehed, sest meeste jaoks on siin mõeldud meestehoid, nii et naised on siia oma kaasad kaasa võtnud ning tõeline kogu pereüritus, võiks öelda, on siin toimumas. Nii see on ja loetud minutid on jäänud veel stardini. Ennem kui antakse SEB mai jooksu start, teeme nii, et Maksim läheb siis nii-öelda meestehoidu vaatama, mis seal täpsemalt toimub. Ma kuulsin, et seal just hiljuti oli lipsu sidumise võistlus toimunud ja mina lähen vaatan vahepeal, mis toimub lastejooksude juures, sest seal on ajalooline esimene beebide jooks, mida ei ole ka kunagi varem Eestis toimunud, nii et sündmusi siin jätkub. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustarti. Olgu õhus maa... Ajalooline Eesti esimene beebide jooks tõi starti 10 pisikest. Kui kõlas stardikäsklus ja rahvas innukalt kaasa elama hakkas, ehmatasid beebid ära ja kõigepealt hakkasid nad lahinal nutma. Seejärel kasutasid aga lapsevanemad oma fantaasiat, et kuidas laps liikuma saada. Kõige rohkem hakkas silma 8-kuune Jan Robert, kes läbis raja nägu naerul ja esimesena finišisse jõudis. No nii, esimene võitja täna on meil Jan Robert, kes on vist kui vana? Ta on 8 kuud ja 3 nädalat. 8 kuud ja 3 nädalat ja juba on nii-öelda medal taskus, et kas on ta niimoodi kodus kaasa sportlik ja kogu aeg roomab ringi või on ta selline rohkem magaja tüüpi? Ei, magamine ei ole meil popp, ta on väga aktiivne ja väga kiire arenguga ja meil ikka tehakse mitu tiiru kodule peale päevas, nii hommikul kui ka õhtul. No seda oli näha, et tõesti ta oli kõige kiirem vaieldamatult sellel distantsil, et kust te üldse saite sellise info, et selline esimest korda Eestis selline üritus toimub, et beebide jooks, mida ei ole varem kunagi Eestis tehtud? No me oleme Okaidi fännid ja selle uudiskirja saime ja sealt siis muidugi Facebooki kaudu ka tuli informatsioon. No selge, oodame siis, et 8-kuune väike tegelane saab kunagi ka tubliks spordimeheks. Loodame, aitäh! Oleme jõudnud meestehoidu, kus mehed saavad pulliga ratsutada, autoga üle pea käia, kiikingut proovida ning ka sõudeergomeetril sõuda ning kõige lõpuks saavad mehed siin lihtsalt hüvada. Kas juukselõikus oli ammu plaanis või lihtsalt täidate aega? Mõtlesin just, et spetsiaalselt tulen siia, et saada ilusatel naistel lõigata enda juukseid. Ja kes siis täna on jooksurajal teil? Elukaaslane. Kas ka ise olete tervisespordi huviline? Ja, kindlasti. Täna kahjuks ei saa joosta, sellepärast peab siin olema. Aga kavatsete siin meestehoius ka teistest asjadest osa võtta, et siin on näiteks sõudeergomeeter ja kiiking ja erinevad võimalused? Ja, täiega võtame kõike, mis see annab. Kas see on esimene kord, kui siin mai jooksul olete? Ei ole, teine kord juba. Mitmes klient siin täna juba istub? Ma arvan, et 5. Kas olete siin mai jooksul juukseid lõikamas juba mitmendat aastat? Ei, esimest aastat. Aga muidu on see teist aastat üldse siin. Et meie oleme esimest aastat. Kas ka naistel on pärast jooksu võimalik siit läbi astuda? Ei, see on ainult meestele. Naised siia ei pääse.
sellised emotsioonid siis lastejooksudest ja meestehoiust, kus on siis emotsioonid laes, aga siin tegelikult stardipaigas on juba natuke tõsisemad meeleolud, et siin on ajavõtuga jooksjad, ehk siis siin on nii ajavõtuta kui ka ajavõtuga jooksjad ennast kirja pannud ja need, kes minu selja taga on hetkel siis need inimesed, keda huvitab mitte ainult iseendaga võistlemine, vaid ka teistega võistlemine ja tahavad siis saada head aega täna. Lähme vaatame, mis emotsioonid siin on. Kita, kui palju sa trenni oled teinud selleks võistluseks? Eile käisin ühe tiiru. Eile käisid ühe tiiru, aga kui palju viimaste kuude jooksul? Ikka mitu korda nädalas? Noh, rohkem ikka vaatasin telekat ja sõin. Samas sa näed päris hea välja, nii et edu sulle. No nii, tänase SEB naiste jooksu stardi annab Karl Madis. Karl, kas Eesti naised on sportlikud sinu arvates? No kui siin ringi vaadata, siis on. Sinule antud selline uhke ülesanne anda see start tegelikult isegi Ida-Euroopa suurimale naiste rahvaspordiüritusele. Et oled sa ise ka selles mõttes spordimees või kui palju sporti ise teed? No ikka olen, jah, et suusatan talvel ja kui maal olen, siis jooksen ja kodus on jalgrattad, treenažöör ja ikka teen. Väga hea. Nii et sinu sõnum on ka, et kes nüüd täna siin üritusel ei osalenud, vähemasti hüppake rattasadulasse, pange jooksutossud jalga, tehke sporti. Jah, kindlasti. Aga seda tänast üritust ma natuke kardan, ma kardan, et lööb Tamasser rauapuruks. No selge. Saame näha. Andres Sõber, oled täna tulnud siia 3 ihukaitsjaga. Et kelle sa kaasa oled võtnud? Ma olen võtnud oma kalli Ille kaasa, siis on kõige noorem Liisu ja siis on kõige varem Triinu. Marju on ära Ameerikast, ta ei saanud tulla seekord veel. Mis distantsidele naised minemas on? 7 kilomeetri jooks. Jah, sama. Toetan abikaasad. Mitmendat korda siis siin mai jooksul olete? No, mina olen esimest korda ja ma natuke tüdrukutel, Triinu meil jooksumees ja Liisu käib ka jooksmas, kuigi nad on ujujad võib-olla isegi kõvemad, aga see jooks tuli ja lihtsalt mõtlesime, et teeme nii, et isa-ema tulevad nagu nendeks abimeesteks ja siis tüdrukud, ma arvan, nendele see nagu võõras värk ei ole ja see miljöö kõik siin vinge värk. Aga palju üldse ise rahvaspordiüritustest osa võtad? Noh, ma ise pole midagi, nagu ma ütlen, ma seal suplen seal Rakvere spaas, aga noh, eks võib-olla siis, kui tüdrukud on kodus, nagu siis rohkem just, et siin on Rakveres ööjooks tulemas, et Triinu siin tahab joosta. Aga see möll, mis siin toimub, on jälle hea ja kui sa oled veel pronksi ka võitnud, siis on ju päris hea tulla siia. Milliste eesmärkidega täna starti lähete? Ei, lihtsalt, et mõnuga joosta. Jah, et saab nautida. Ma elan Kanadas ja siis on tore, et saan Triinuga koos, saame joosta koos täna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja näen, et jooksud on liikuma läinud seega. SEB 26. mai jooksul läheb nastud. Teeme suure aplausi neile enam kui 3225 Laupäeval kell 1 anti 7 kilomeetri start ajavõtmisega jooksjatele. 7 kilomeetri finiši protokolli said ajakirja kokku 2861 naist. Minutit hiljem peale 7 kilomeetri ajavõtmisega jooksjate starti anti aga start neile, kes võistlesid vaid iseendaga ja kelle eesmärgiks oli veeta lihtsalt üks tore sportlik päev. Aega ei võetud, kiiret polnud kuskile. Pigem nautisid naised ilusat ilma ja head seltskonda.
13.20. 13.20 teie stardina maailma natukene alla 9 minuti. Käige jookele praegu starti, Kepikindi jätkab veel kord. Ja just praegu anti maijooksu viimase ala start ehk siis kepikõndijad saadeti teele. Seekordse maijooksu võidu nimel käis peamiselt võitlus kahe neiu vahel. Leila Luik Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist hoidis tempot üleval kogu distantsi vältel, kuid seekord oli siiski kõige kiirem Liina Tšernov, kes jõudis lauluväljakule esimesena. Ka pikal sirgel lauluväljaku kaare all pigem edu Leila ees aina kasvas. Liina Tšernov võitis seekordse maijooksu ajaga 23 minutit ja 24 sekundit. Legendaarseid jooksjatest kolmikuid esindas sel korral vaid õde Leila, kes kaotas võitjale lõpuks 12 sekundit. Palju õnne, kas sa oled väga õnnelik, et täna selline võit tuli? Jaa, olen ikka, muidugi, iga võit on magus. Milline sinu taktika täna oli, et Leila ütles, et tema eesmärk oli, et tempot üleval hoida ja see oleks olnud nagu tema trump, aga samas ikkagi lõpus saite kätte ja võit tuli sulle? Minu taktika oligi hammastega Leilalt tagant kinni hoida, et mitte ära lasta tal joosta. Ja siis lõpus kiiremini joosta natuke üritada ja see tuli välja. Lõpp oli üsna pingeline, siin ikkagi 30 meetrit ainult oli ta järele, aga samas sinul jäi jõudu veel sisse? Kui veel 3 kilomeetrit oleks selle lõpukiiruse jookse, siis ma arvan, läheks tema võitnud, et tema on nagu maratoni jooksja, et vastupidavus ma arvan natuke parem kui mul, kes ma olen keskmaa jooksja üldiselt. Leila tegid tegelikult väga põnevaks selle finiši heitluse, et ainult mõned meetrid kaotust. Oled kurb ka, et kaotasid? Ei ole kurb. Algusega läksin ees vastu tuules, eks natuke võitis. Saare oli jah, natuke kageks, tundsin lõpus. Aga ei ole midagi hullu. Ma vaatasin jah, et tegelikult stardist üks esimesed 300-400 meetrit, kui ma nägin, olid sa ikka pikalt seal esimeste hulgas ja tahtsid kohe tempot üleval hoida, et see on sinu trump oli täna kindlasti? Ja ma lootsin, et 5. kilomeetrine, et kustutan konkurendid maha, et ei jõua enam järgi, aga nad tuli ikka järgi ja püssis kannul lõpuni ja eks lõpus ole see Liina trump. Nii et sinu taktika oli see, et pigem hoida tempot üleval täna? Jah, pigem joosta eest ära. Kus õed on? Õed ravivad ennast kahjuks. Ravivad, aga kuidas on, mis on sinu järgmised võistlused, kuidas hooaja kalender edasi läheb? No järgmine nädal võtame Tartu selle Pahvolümpia jooksu ja edasi täitsa olen oma keskis, teen oma treeninguid, mõtlen MM-ile. Kas see oli sinu jaoks selline hea tugev treening või ikkagi väga tõsine võistlus? See oli tugev treening, aga see oli nagu natukene kuidas ma ütlen siis, natukene tugevam treening siis, aga see oli ikka pingutus ka, et see ma tavaliselt nii punane näost ei ole peale trenni. Igal juhul oled sa SEB 26. naiste jooksu siis võitja. Milline sinu treeningkalender edasi on, et millised su sellised hooaja tähtsamad võistlused on? Nüüd ma hakkan staadionil võistlema, et 28. mai jooksen Tartus Gustav sulevõistlusel ja siis tahaks välismaale minna kuhugile, kus on tugevam konkurents. Ka 3. koha peale käis tihe rebimine, pronksmedali teenis peresport esindaja Birgit Pihelgas ajaga 26.05. Temast 32 sekundit hiljem finišeeris Liis-Grete Arro Stamina Arkosport tiimist. Ma Liina ja Leilaga kaasa täna ei läinud, aga Liis-Gretega 3. koha peale jooksime, et see on jah mul nagu ettevalmistuse viimane etapp, siis hakkab staadioni jooksu hooaeg. See on põhieesmärk on staadionil ikkagi. Et esimese
Leila võttis ikkagi tempo kruvis päris kõrgeks, et kas oleks jõudnud ka tema kaasas olla või pigem hoidsid natuke tagasi? Keskmaa jooksjana oli see täna minu jaoks liiga palju. Samas see on ikkagi selline väga tugev rahvaspordiüritus. Milline on sinu sõnum võib-olla nendele tuhandetele naistele ja võib-olla ka nendele, kes siin täna ei osalenud? Kindlasti, et joosta, tulla rajale ja mitte ainult üks kord aastas, vaid aastaringselt. Mul oli anda edes kõik põhimõtteliselt, et mul ei ongi sellist taktikat, et ma ei hakka ennast võrdlema Liina või Leilaga, et see on nagu ilmselge, aga ei, ma olen väga rahul nende jooksuga, selles mõttes, et lõpuni ja 4. Aga milline sinu sõnum on nendele teistele naistele, keda oli siin ikkagi mitu tuhat ja kes tahavad tõestada, et Eesti naine on sportlik? Issa, mul on nendele nii hea meel, nad on nii tublid, tõesti, nad on nii tublid ja hästi palju tehku koos trenni, et mida rohkem, seda uhkem ja seltsis segasem kindlasti. Tohutud rahvamassid lauluväljaku vahetus läheduses meenutasid sportlikku laulupidu, sest maijooks kujunes läbi aegade suurimaks naistele suunatud liikumisharrastuse sündmuseks Eestis ja kogu Ida-Euroopa regioonis. Traditsioonilisest kevadisest tervisespordipeost sai osa kokku 14 154 erinevas vanuses liikumisharrastajat. Kui arvestada draakoni lastejooksudest osavõtjaid ja naistele kaasaelajaid ning need mehed, kes veetsid aega meestehoius, oli lauluväljakul spordipäeva veetmas üle 15 000 inimese. Maijooksu läbis teiste seas ka meie laulutäht Keter Jaani, kes oli finišis ajaga 44 minutit ja 26 sekundit, mis andis 1686. koha. Mitmendat korda siis maijooksu stardis oled? Maijooksul olen esimest korda. Aga kui palju muidu tervisespordi üritustel käinud? No, mõned korrad. Ma ei ütleks, et väga palju, aga neid kordi on kindlasti olnud. Kuidas tänane jooks möödus ja kas seadsid endale ka mingi eesmärgi? Ei, mul kindlat eesmärgi ei olnud. Oli lihtsalt nautida seda ilma, seda päeva ja jooksu koos parima sõbrannaga. Kas valmistusid ka selleks jooksuks kuidagi eraldi või jooksid nii-öelda oma tavapärase hea füüsilise vormi pealt? Eks me käisime ikka paar korda nii-öelda siis kas just ette valmistamas, aga paar korda käisime lihtsalt jooksmas. Teine tuntud laulutäht Liis Lemsalu oli aga ajaga 38,08 628. Lisaks jooksmisele said naised ka aktiivselt tantsu lüüa. Finišis tervitas naisi Karl Madis. Mitmes kord siis maijooksu stardis? Täitsa esimene. Ei ole varem käinud. Aga kuidas tänane distants siin meeldis, et kas on ka järgmine aasta siia asja? Ma usun küll, et kui ajame naistega kamba kokku, siis kindlasti. Kui tõsiselt seda jooksu võtsid, et kas tegid ka eri ettevalmistus? Ei teinud. See oli lihtsalt soojendusõhtuseks mulle. Aga viimased kilomeetrid ma ikka panin maksimumi, mis mul on. Tere! Kuidas siis tänane jooksuvõistlus teile meeldis? Väga, ma jooksin koos oma lapsega. Esimest korda teime jooksma. Kas ka teile esimest korda? Ei, ma ei tea mitmes. Kuidas tänane jooksuvõistlus meeldis? Meeldis, väga. Järgmine aasta tulme jälle, eks? Jaa. Kas jaksasid ikka vanaemaga sammu pidada? Jaa, vahel pidi vanaema maha jääma. Et tuli vanaema kaasa aidata, et järgmine kord võib-olla peaks vanaema enne vormi ajama, kui tuled siia jooksule? Jaa. Kui palju muidu jooksmas käid või spordiga tegeled? Kui on vaba aeg ja õpitud, siis lähen jooksma. Muidu ta käis mudilaste jooksul siin. Kui palju vanaema veel jooksuga tegeleb või palju tervisespordiüritustel? Ma arvan, et 10 aastat võib veel joosta. Aga igapäevaselt? No üle päeva käin jooksmas, ma teen kõike. Sõidan ratast, jooksen, ujun. Kui raske siis vankriga joosta oli? Pole üldse raske, harjunud juba. Kui vana tegelane siin vankris istub? 1 aasta, 2 kuud. Et annate head eeskuju, et tuleb sealtki üks korralik jooksja? Muidugi, peab tulema.
7 kilomeetri pikkuse jooksu, kepikõnni ja käimisdistantsi läbis kokku 12 037 tublit naist, neiut ja tütarlast. Draakoni lastejooksudel lõi aga kaasa samuti rekordiliselt 2117 väikest jooksusõpra. SEB maijooksu noorim osavõtja oli 1-kuune Noora, kes läbis 7-kilomeetrise raja koos emaga. Eakaim daam tänavusel maijooksul oli aga 84-aastane Ilse. Kuidas tänase päevaga võib siis rahule jääda? No, ma arvan, et kui päike paistab naiste üritusel, siis peab igati rahul olema juba, aga ootame kõik finisseerijad ära, siis saame lõplikult öelda. Palju siin siis orienteeruvalt neid naisi stardis oli? No, ma arvan, et ligikaudse arvu võib välja öelda ja ma ei eksi, kui ma ütlen, et natukene alla 13 000 tubli naise läks täna rajale. See on rekordiline arv, nii et kus on siis veel parandamisruumi järgmiseks aastaks? Noh, rekordeid on alati hea lugeda, aga ma arvan, see ei ole omaette eesmärk, et eks korraldajad peavad ikka vaatama, et kõik osalejad ka hästi koheldud saaksid ja hästi teenindatud, et oma joogitopsid kätte rajal ja finis siis meeldivalt joogipudeli ja jõuaksid oma pakihoiust paki välja võtta ja nii edasi. Et meil on kindlasti parandamisruumi nii siin kui seal, aga ma arvan, et kokkuvõttes üritus kipub õnnestuma ikka. Võitjad on juba finišis, aga ütleme nii, et võistlusmoment ei ole siin üritusel tegelikult kõige tähtsam. Et kas, kuidas on juba selline väike tagasiside on, kas kõik naised on rahule jäänud, et siin on võimalus olnud ka kõndida ja teha ka kepikõndi ning kas on ideid juba ka järgmiseks aastaks mõnda midagi uut? Ma väga loodan, et kõik naised ja osavõtjad on rahul, aga rahulolu tuleb eelkõige nende enda käest küsida, et meie korraldajatena oleme andnud endast parima ja kui rääkida tulevikust, siis ideid on kindlasti ja kas või nende samade muusikute kaasabi kasutada rohkem veelgi, et meil on täna 2 Eesti tunnustatud lauljat esinemas, et kuna Eurovisiooni päev ka on, et siis on nagu sümboolne, aga mine tea, järgmisel aastal äkki veel muusikuid rohkem ka rajale. Üritusel oli esindatud tervelt 755 ettevõtet ja kollektiivi. Suurima ettevõtte karika sai seekord Ericsson Eesti aktsiaselts. Meil on väga tähtis just tervislikud eluviisid ja me propageerime nagu inimeste seas päris palju nagu sportimist ja kuna me tahame, et kõigil oleks võimalus üritustest osa võtta, siis on võimalus ongi nagu jooksud, sellised kohad, kus me saame nagu pakkuda kõikidele võrdseid võimalusi, et kuna meie ettevõttes töötab väga palju naisi. Mitmes kord see oli, kui ütleme sellise suurema koosseisuga siin mai jooksul väljas olite? Mai jooksul ma just vaatasin statistikat, et 2011 oli meil 300 naist, 2012 500 ja nüüd siis 700, et järelikult nagu see on populaarne üritus meie ettevõttes. Ja 2010 osalesime ka, aga arvu ma ei oska öelda. Kuidas siis endal täna jooks õnnestus? Mina kõndisin rahulikult ja väga mõnus oli. Ilmataat oli ka väga sõbralik meie vastu täna. 24 osavõtjad tähistasid mai jooksul ka oma sünnipäeva. 16 osalejat olid Mai nimelised ning kõige rohkem oli osalejate seas Katrini nimelisi, tervelt 232. Juba praegu on võimalik ennast kirja panna 2014. aasta mai jooksule, mis toimub 17. mail 2014 Tallinna Lauluväljakul. Selline oli siis meeleolukas 26. SEB maijooks ja ütleme nii, et kui nii palju naisi on kohal ka järgmisel aastal, olen ka mina siin jälle kohal. Ka mina tulen kindlasti, kui naised on kohal ja tänast päeva jääb lõpetama kontsert Ivo Linna ja Rock Hotelli esituses. Igal juhul me täname teid kõiki vaatamast ja kohtume juba jooksuradadel. Kohtumiseni! Got